Praegu viibib Läti lastehaiglas ravil üle 20 kolibakteriga nakatunud lapse, neist 5 on jõudnud haiglasse viimase ööpäeva jooksul. Üks laps vajab ravi intensiivis, sest infektsioon on põhjustanud raskeid tüsistusi. Laps vajab kunstneeru, sest infektsioon võib tekitada neerupuudulikkust. Ka mitme teise lapse seisundit hindavad arstid raskeks, kuid stabiilseks. Uz doto brīdi nodaļā vēl 5 pacientiem var teikt tā, ka slimība norit nopietni. Ir parādījušās šīs komplikācijas pārējiem pacientiem. Tātad slimība dotajā brīdī norit tādu vidēji smagu gaitu, ko nosaka tieši šī simptomātika ar biežo caureju un nepieciešamību pēc šķidruma atbalstu. Peaaegu kõik haiglasse tulijad on lasteaiaealised, vaid üks haige laps on algkooliealine, kuid juba on teatanud kohalik haiguste ennetamise tõrjekeskus, et omavalitsuste arv, kus nakatunud on pärit muudkui laieneb. Haigusjuhtumeid on registreeritud Riiat, Seesise, Adaži, Sigulda, Lõuna-Kuramaa ja Salaspilsi maakonnas. Šodien klāt ir nācis Ādažu novads un Cēsu novadi, kuros arī ir saslimuši pirmskolas izglītības vecuma bērni. Līdz ar to tas liecina, ka infekcijas izplatība iespējams ir daudz plašāka nekā sākotnēji mums likās. Nakkusallikad pole veel kindlaks tehtud. Haiguste ennetamise tõrjekeskus jätkab epidemioloogilist uurimist. Toidu- ja veterinaarteenistus jätkab kontrolle ka neis koolides ja köökides, kus nakkus on juba tuvastatud. Plus vēl paralēli, ņemot vērā, ka sabiedrībā ir tādas tiek izplatītas bāžas attiecībā uz atsevišķu ogu nekaitīgumu, mēs papildus veicam pārbaudas un ņemam paraugus tirdzniecības tīklā. Mēs ņemam konkrēti svaigu ogu zemeņu paraugus, lai izmeklētu uz veretoksigēno zarnu noiņu. Praegu pole ükski asutus kinnitanud, et nakatumises on süüdi mõni konkreetne toode, puuvili või mari. Laboratoorsed uuringud, mis on keerulised ja spetsiifilised, võiksid anda suurema selguse, kuid Läti toidu- ja veterinaarteenistus lubab vastuseid mitte varem kui nädala jooksul. Eesti Terviseametisse pole lätlased seni pidanud vajalikuks haiguspuhangust teada anda. Loomulikult Läti on väga suures läheduses meilt ja bakterid, nagu me teame, ei tea piiri. Õnneks Escherichia coli nakkus on selline, et ta levib peamiselt saastunud toidu ja veega. Ehk siis tõenäosus on veidi väiksem kui näiteks respiratoorsete haiguste puhul. Küll on see täitsa võimalik ja me siin Terviseametis kindlasti jälgime edasi seda olukorda, et kiiresti vajadusel reageerida ja tõhusalt reageerida muutuvale olukorrale.